ja nõnda me otsime, hulbime, mismoodi kõik olema peaks. Ta sünnib hommiku valguses, oma enese ilus ja veas, oma enese ilus ja veas. Tere tulemast kuulama Tervisetasku podcasti. Mina olen saatejuht Merike Lehepuu. Kas sina oled mõelnud, millist eeskuju sina tegelikult oma lastele annad? Oma sõnadega ja oma käitumisega või mõlemaga koos? Ja kas sa oled mõelnud sellele, et kas otsused elus teed sa enda pärast või teiste pärast? Ja kas sa teed oma viimase otsustuse siis, kui enam ei ole seda võimalik mitte kuskile edasi lükata? Aga mida Henri teeb? Täna on meil saates üks väga äge mees ja mul on hea öelda tere tulemast Henri saatesse. Aitäh kutsumast. Ja ma usun, et sa hea kuulaja tead, et Henri on üks kõige tuntumaid blogijaid üldse, kes on blogima hakanud ja seda juba tahaks öelda aastakümneid tagasi. Või? Esimese blogi postitus ma kirjutasin kuskil 1940, ei ole jah, et ma hakkasin blogima aasta oli 2013. Jaa. Ehk siis tänaseks 13 aastat. Jaa, et see periood on väga pikk olnud ja sinu postitusi on väga huvitav lugeda olnud ja sellepärast, et sa kirjutad ausalt, sa kirjutad siiralt ja sa ei ilusta mitte midagi. On mul õigus? Ma võib-olla arvan, et ka väike huumor on seda sees, et see teeb ka lugemise kergemaks, aga jah, ma üritan panna kõiki asju sellise, nagu ma ise neid näen. Sest ma olen ka märganud seda, et kõik asjad, mis mind närvi ajavad, kui ma ei lähe närvi, kui ma lasen natuke settida, on ka need tegelikult naljakad. See tavaliselt enda üle naermine ja kui sa ei lase egol ennast, ma ei tea, maha suruda ja ei lähe selle, ei võta seda asja isiklikult, ei lähe närvi, siis hiljem tagant järgi vaadates on see kõik naljakas. No väga äge. Ja täna oled sa, Henri, siin selleks, et me räägime sinu suurest elumuutusest, mille sa tegid nüüd siis aasta tagasi. Ja see on see, et sa otsustasid minna maovähendusoperatsioonile. Oli selline tegu küll, jah. Ja ma küsin sinu käest, Henri, seda, et mida või milline oli su elu enne seda? Mul on elus olnud hästi palju erinevaid etappe. Et oli selliseid aktiivsemaid aegu, kui ma justkui tundsin, ma kontrollin kõike enda ümber ja ka sellise aegu, kui ma ennast justkui ise kõrvalt vaatasin ja nägi, kuidas ma vajun kuskile. Et ma ei saa ühe lausega kokku võtta, milline see oli, et oli paremaid, oli halvemaid aegu. Aga vahetult siis enne seda, kui ma otsustasin lõpuks selle suure muutuse enda elus ära teha, olin ma ikkagi suhteliselt koopa inimene. Et ma olin vajunud kuskil väga sügavale nii emotsionaalselt kui ka füüsiliselt ja mina olen üks vist neist, kes lasi asjal nii kaugele minna, et mul muud valikud lihtsalt ei olnud. Mis olid need põhjused, mis sind sinna koopasse lükkasid, et kui sa nimetad ennast koopa inimeseks? Esimest korda nimetasid ennast koopa inimeseks. Ja ma just mõtlen ka, et nii palju, kui ma lugenud olen ja kuulnud sind, et sa ei ole seda öelnud. Jah, et kui ma kirjutan, siis sageli ma ei kirjutanud enda olukorrast, või ma kirjutasin nagu pere üldisest olukorrast ja mis mind sinna ajas oligi, ma arvan, kõik see sõltuvuse teema, sest ma usun, et see oli minu jaoks ikka suur sõltuvus, oli see ülesöömine ja selline toiduga enda emotsioonide alla surumine ja sõltuvus definitsioonina umbes ju tähendabki seda, et sa teed midagi, aga sa ei saa aru päris täpselt, miks sa seda teed. Ja ma usun ka seda, et sõltuvust sa võid üritada kontrollida, aga tegelikult see kontrollib sind, et varem või hiljem, kui sa lasen ennast lõdvaks, muutud hooletuks, sa kukud alati sinna samma tagasi, kus sa enne olid, et kui sa kontrolli enda käest ära annad. Ja ma tunnen, et enne seda perioodi mul ei olnud mitte mingisugust kontrolli kõige selle üle ja selle tagajärjel kannatasin ma emotsionaalselt, loomulikult füüsiliselt. Ja kui sa oled ikka mingi varesse 40-ndates ning sinu päevane sammude hulk on kuskil 2500 sammu ja ülejäänud aja sellised su lihased ja liigesed lihtsalt valutavad, et hommikul, kui sa üles ärkad, et võtad natukene aega, et see valu vähemaks läheks, et sa saaksid püsti tõusta, minna tegutsema, siis ma sain aru, et
kaua pikka pidu mul tõenäoliselt ei ole. Ma ei mõelnud küll surma peale, aga mõtlesin ka selle peale, et ma küll ei ole surnud, aga ma ei ela ka enam. Sa ütlesid seda, et emotsioonide alla surumine. Kus sa said aru, et see emotsioon alla surud toiduga? Kõige selgemalt ma sain aru alles siis, kui ma olin operatsiooni ära teinud. Sellepärast, et siis mul võeti ära võimalus toiduga emotsiooni alla suruda. Ma kahtlustasin pikalt seda, et ma seda teen. Aga tegemist on siiski näksimisega ja näksimine on hästi alateadlik tegevus. Ja kui ma olin operatsiooni ära teinud ja ma tundsin ühel hetkel endas mingi suur stressi, ma ei mäleta, olin umbes 2 nädalat peale operatsiooni, oli minus mingi tohutu stress. Ma mäletan, ma olin nii endast väljas ja ma läksin kööki ja ma võtsin mingi ampsu ja ma sain aru seda, mul ei mahu mitte midagi ja mul oli korraks suur hirm, et mis ma teinud olen. Kuidas ma nüüd selle hullu tundega hakkama saan ja ma mõtlesin, et kui saaks ma aega tagasi kerida, ma ei oleks seda operatsiooni teinud. Ja siis ma sain aru sellest, et ma olen täiesti toidusõltlane selleks, et need emotsioone endas alla suruda ja sain aru sellest, et ma seda rohkem enam teha ei saa ja loomulikult see raske tunne läks üle umbes poole tunniga ja see tuli kunagi hiljem tagasi, aga siis ma juba sain aru sellest, et see ei ole tegelikult nälg, mida ma kogen või mis iganes, vaid ma olen alati selles olukorras läinud midagi suhu toppima. Ja siis ma nägin lihtsalt ennast väga selgesti kõrvalt, kui emotsionaalne sööja ma olen terve elu olnud. Kas need olukorrad on, Henri, olnud sarnased, et need emotsionaalsed söömise hood, et kui sa vaatad nagu tagasi, et nagu muster on nagu sama ja sarnane või on seal nagu erinevust, et mis sind nagu söömajas või siis nagu sa enne ütlesid, et kui vihastusid või närvi läksid, et siis oli see, et tee viis külmkapini? Mingis mõttes küll, aga ma olin ka väga suur iseendale valetaja. Et nagu ma ütlesin enne ka, et ma vahepeal vaatasin ennast kõrvalt. See on need hetke, kui ma tahtsin ennast kõrvalt näha. Ülejäänud hetkel ma võisin lihtsalt ennast avastada, et ma seda teen, suruda enda need mõtted maha, et ma ei peaks seda tegema. Sest ma ei ole ju idioot. Ma ju tean, et kui ma üritan kaalust alla võtta ja ma teen kõike, saboteerin ennast, et kaalust mitte alla võtta, siis see ei saa nii toimida. Aga kui sa silmad kinni paned ja ennast nii öelda just kui enda kehas välja ajad, et oled kusagil eemal ja see on lihtsalt keha, mis sind seda niimoodi toimetab, siis mul oli nagu lihtsam elada endaga. Kas see oli siis mingi ärritumine, oli see mingi selline viha või mingisugune mineviku kogemus, mis sind trigerdas? See oli nagu pidev tühjus selline, et selline tühjus ja kõik need emotsioonid, mis sinna kaasa käivad. Kas see tühjus oli sinu sees? See oli minu sees ikka ja ma ei saa öelda, et see oli ärritus või mis iganes veel selle hetkel, kui ma ärritusin, ma ei läinud sööma. Vaid mingil hetkel, kui ma tundsin, et ma ei saanud, mul see mingi emotsioon jääb sisse püsima, mis ei lase mu rahulikult olla, mingi rahutus sees, siis lihtsalt viis, kuidas midagi täita on iseennast täis toppida. Ma nüüd räägin seda, et ma olen kõik seda enda jaoks lahti dešifreerinud nüüd tagant järgi. Sellepärast, et ma ei ole seda kindlasti asja enda jaoks ikka lõplikult ära lahendanud, et mul lihtsalt ei mahu praegu. Aga kui mahuks, võib-olla ma teeksin see sama asja ikka edasi, et ehk siis füüsiliselt ma andsin endale võimaluse, aga vaimselt on see ikka veel asi, millega ma pean ise endaga tegelema. Et mul on lihtsam ennast kõrvalt näha, aga kuidas seda puhta täitsa ära lõpetada, ma veel ei tea, kas ma oskan seda. Mul on ülihea meel, et sa selle nii ausalt taaskord välja tood, et sa oled selle füüsiliselt läbi teinud, sa saad aru, et sulle rohkem ei mahu, aga on emotsioone, mis ikkagi pulbitsevad sinu sees, et mida sa tahaksid siis toiduga nii-öelda nagu alla suruda? Vaimselt ma ei ole ju mingit muutust enda jaoks teinud. Ma olen enda silmad lahti teinud, ma mõistan, mis mind nagu trigerda, mis mind nagu tegutsema paneb, aga kuidas sellega tegelda, ma veel ei tea. Ma veel otsin, et suurim pluss minu jaoks hetkel ongi see kaalu operatsiooni puhul see, et need tagasilangused, mis mul vahepeal võib-olla oleks kindlasti olnud, ei ole enam sellised, et ma kukun tagasi auku.
sellepärast ma ei saa enam kukku tagasi auku, mul ei mahu lihtsalt, vaid ma saan ennast palju kiiremini iseenda selle tegutsemise jälile ja ma näen ennast kõrvalt ja ma saan pidama, ma ei võta enam kaalust juurde, aga kui ma kukun auku, siis ma ei võta kaalust alla, et ma ei ole veel seal kaalus, kus ma tahan olla, et mul on sinna veel pikk maa. Ometi öeldakse ju seda, et ja on ka neid kogemusi kahjuks, et inimesed, kes käivad ära maovähendusoperatsioonil, nad võtavad tegelikult selle kaalu tagasi. Et see tundub minu mõistuse jaoks füüsiliselt valus olevana, sest et ma usun, et me kõik oleme kogenud seda, kui kõht on liiga täis, siis meil on valus, meil on paha, eks see magu hakkab ju venima. Et ma küsin täiesti siiralt, et kas sa oled praegu proovinud seda või nii-öelda mitte proovinud, vaid oled sa läinud selle piirini, kus sa oled tundnud, et sul on valus, et magu hakkab nagu venima? No ütleme niimoodi, et ma olen kogenud seda, aga kas enne või pärast operatsiooni? Ja nii enne kui ka pärast. Okay. Ega pärast operatsiooni on mul olnud hetki, kus mul on kõht liiga täis, aga see ei ole olnud hetkedes, et ma olen midagi alla üritanud suruda, vaid ma hoolimata, et aasta on mööda läinud, siis mingid juhtnöörid sul ikka antakse, kui palju mida sa peaksid sööma, aga ega sa ei ole kogu aeg paber ees ja ei mõtlenud selle peale ja sa üritad ikka ise oma silmaga ära tajuda, kui palju. Ja kui sa oled kasvanud vaeses peres, nagu mina olen kasvanud ja kus toitu ei raisatud ja sul jääb toit taldriku peale, siis mõtled, kuule, sa ei viska ju seda, ma ei tea, 3 ampsu ära ja sa sööd lõpuni, aga 3 ampsu kunagi enne operatsiooni oli hoopis teise mõjuga, kui ta praegu on, et praegu võtan pool ampsu juurde, mul juba raske olla. Ehk siis ma veel õpin sellega, selle toime tulema, aga see liiga täiskõhu tunne praegu on kindlasti minu jaoks ebamugav ja ebameeldivam, kui ta oli enne seda, sest tollel ajal, kui ma enne operatsiooni olin ja üle ennast sõin, siis oli minu jaoks nagu selline magusvalu, et sa justkui saad mingi selle suure raske tunde kätte, aga see ongi tunne, mida sa tahtsid, see on küll raske sulle, aga jällegi see topi vist jällegi midagi täis, midagi kinni, et ma ei pidanud seda halvaks tundeks. Nüüd ma pean seda halvaks tundeks. Mulle tundub nagu see, kui sind kuulata, et see oleks nagu alateadlikult ka nagu enda karistamine, et topid kinni, aga siis topi seda emotsiooni nii kinni, et juba valus on, et sa tunned, et valus on, et see võib-olla ei ole teadlik teadvustamine, aga see võib alateadlikult nii olla, et lihtsalt selline mõte mul praegust nagu tekkis. Mine tea. Jah. Et see on üks selline huvitav koht, kus olla, aga mul tuli see meelde praegust, mida ma tahan öelda, et kui sa ütled, et sa vaatad taldrikut ja et ka mind on õpetatud nii, et taldrik tuleb tühjaks süüa, sest siis tuleb homme ilus ilm. Et meil oli see, mida alati nagu öeldi. Ja kui ma mõtlen nagu täna selle peale, et meil on ju need mustrid ei tea kus kohasteks tulnud ja kui oligi meie vanematel või vanavanematel ja sealt edasi see sõjaaeg, siis oligi see, et sa ei teadnud, kuna sa süüa saad. Ja sageli öeldakse seda, et see võibki olla meile nagu geenidega kaasa antud, et me peamegi kõik ära sööma, sest me ei tea, kuna see järgmine toidukord on, eks. Aga ma tahtsin tegelikult seda öelda, et kui täna jätad sa 3 ampsu näiteks söömata ja ma ei tea, õhtul ka ja järgmine päev ka, siis see kogus, mille sa söömata jätad, on päris suur, eks. Ja sama tõlgendades, et kui 3 ampsu ma söön täna ära ja siis ma söön pärast ära, et tegelikult ma söön ikka selle kõik enda sisse. Et kui juba seda märgata, on see minu arust nagu väga suur muutus meie mõtteviisis. Mina mäletan seda taldriku tühjaks söömist oma vanaema poolt, kes alati ütles, et tõsta täpselt nii palju, kui sa jõuad ära süüa. Ja kui sa oled tühja kõhuga tõstma endale, sa tõstad alati rohkem, kui sa jõuad ära süüa ja siis alati selline nagu tänitav pool, et näed, nüüd sa raiske toitu, pane nii palju, kui sa jõuad ära süüa, ära pane nii palju, et pärast tõstad juurde, kui sa tahad. Aga sa tõstad ikka oma tühja kõhuga rohkem, kui sa tegelikult tahad ja siis ma usun, et sealt on minul see mingil määral, et selline nagu süümepiinad või häbitunne see, et sa ei oska ise enda toitu kalkuleerida ja nüüd saad ma ei tea, näpu vibutamist selle eest. Just täpselt. Ja lihtsalt see 3 ampsu, et kas söön või ei söö, eks, et meil on mõnes mõttes selline sarnane minevik olnud, et mina olen ka oma emotsioone söögiga lapsena alla toppinud, et see valu, mida ma ei osanud kuidagi leevendada või millest rääkida, siis oli see, et ainus, mis oli ema
ema tehtud magusad asjad, kuna mu ema oli kondiiter, eks. Kui ema kodus ei olnud, ta oli tööl, siis kui ma koolist tulin, mul oli raske, siis seal ei olnud ema, et ma saan rääkida või nutta tema õla peal, siis ma tegin kapi lahti, seal oli kook, see oli see armastus siis, mida ma sisse sõin, eks ju. Et ja kui vaadata nagu täna seda, ma olen ka endaga hästi palju vaimset tööd teinud, aga mis minuni jõudis nagu kohal oli see, kus ma ühel hetkel sain aru, et ma ei ole prügikast. Et ma pean kõik need ampsud, mida ma ei taha, mul on kõht täis ja need laste omad veel, et ma pean ära sööma. Ja võt see oli see, mis mind hästi kõnetas ja ma ütlesin, et ma ei ole prügikast. Ja see tuli tegelikult minu õpetajat Louis Heilt, kui ma lugesin tema raamatut ja ta ütles seda, et meil on see mentaalne prügikast, et kus me mõtetega ennast nii-öelda risustame. Ja mina tõmbasin selle paralleeliga toiduga ja siis ma sain aru, et ma ei ole prügikast, aitab. Üks teine asi, mida ma ka enda puhul olen täheldanud, on see, et ma olen selline tüüp, näiteks kui ma söön mingi salatit, siis ma tean alati parima viimaseks. Et ma söön kõik need mõttetud salatilehed ja ma ei tea, porganditükid ja mis iganes ära ja lõpuks see liha ja kõik, mis sinna lõppu. Ja siis ei saa ju pooleli jätta. Ma avastasin, mitte ei avastanud, vaid ma märkasin seda ka nüüd eelmisel nädalal, kui me käisime maal emma juures, kus meile pandi ka ja ma jätsin ka samamoodi kõik liha ja kõik selle jätsin automaatselt viimaseks, et ma söön selle kõik muu täitetoidu enne ära ja küll ma siis lõpuks söön. Aga mul see kõht poole peal täis ja kõik see hea osa, mis ma tahtsin tegelikult ära süüa, jäi alles. Ja kusjuures see on jällegi, teadlased on uurinud seda, see on nii äge, et kui sa vaatad lapsi söömas, lapsed söövad ära alati selle, mis neile kõige rohkem meeldib, kui neid ei ole veel ära nii-öelda rikutud või tinistatud, et sa pead värsket salatit ja kõike seda sööma, et sa sööd ära, et proovi nii teha teinekord, et sa sööd ära selle, mis sulle päriselt maitseb ja siis see, mis nagu väga ei maitse, et kui see järgi jääb, on okei. Et jällegi, et ise ennast nagu trikitada sellega. Jah, et see on ka asi, mis ma pean enda juures ära muutma, et ma alustan parimast. Just, täpselt. Ja kui lõpus tahan seda kehvemat asja süüa, küll ma siis sellega ära söön, kui ei taha, siis ei pea sööma. Jaa, absoluutselt. Henri, sa rääkisid sellest, et emotsioonid ajavad sööma ja emotsioonid tekitavad pingeid ja me surume need valusad emotsioonid, tunded endast toiduga alla, siis ma korra tahan lihtsalt kuulajate poole pöörduda selle teadmise ja selle soovitusega, et mõtle iseenda peale, kui tihti sina lähed külmkapi juurde, kui sul kõht ei ole tühi või kui tihti sina käitud nii, et sul on see vihareaktsioon või on see mingisugune, nii nagu Henri mainis, tühi tunne enda sees, et mida sa siis tegelikult teed, sest üks variant on see, mida ka Henri ütles, et on vaja ennast ümber harjutada, et alustada seda toitumis või söömist nii, et ma söön kõigepealt ära, mis mulle meeldib ja siis selle, mis veel sisse mahub, aga ei pea ju kõhtu täis sööma, et leida see asendustegevus, mida teha, minna kõndima, helistada sõbrale, me kõik teame neid soovitusi, aga ometi me ju ei tee seda alati. Ja nüüd on Henri küsimus sulle, et kas sina teed alati seda, mida sa tead? Mis sa silmas pead? Seda, et sa tead hästi palju, on ju. Sa oled, on ju, aga kas sa paned need teadmised praktikasse? Seda mõtlen. No ma usun, et ma olen nagu kõik inimesed, et ma lähtun mugavusest, mingitest mustritest, harjumustest, et ma teadlikult üritan ikka mingeid muutusi sisse tuua, kui ma tean, et ma peaksin midagi tegema. Aga kõik igasugune algus on alguses raske ja igasugune uus harjumus, mida sa üritad endale sisse harjutada, on alguses harjumatu. Et ma küll tean võib-olla mingeid asju, mida ma peaksin tegema, minna õigel ajal magama või see, et ma peaksin sööma midagi teatud ma ei tea, vahekorras. Aga vahepeal ikka avastad seda, et sa lähed sinna nagu autopiloodi peale ja ei tee see, mida sa tead, mida sa peaksid tegema, vaid teed seda, mis sellel hetkel tundub kergem. Just nimelt. Aga ütle mulle seda, Henri, et mis on või oli see viimane piisk sinu karikasse, et sa tegid otsuse, et võt nüüd ma teen selle ära? Ma usun, et see on aastakümneid valminud otsus, sellepärast, et ma olen ju elu jooksul, ma pakun 200 kilo alla võtnud. Võtan alla ja juurde, et ma hakkasin ju oma kaalu pärast, ma ei tea, teadlikult mitte muretsema, vaid ma ei olnud iseendaga rahul juba teismeast, juba siis ma hakkasin dieeditama ja kõiki neid mööda minevaid dieete ja uusi, ma ei tea,
asju enda jaoks katsetama ja üritama juurutada, et aga lõpuks, kui ma juba ühel hetkel olin siin 40-ndates ja ma kuulsin, kuidas minu mõni koolivend andis otsad ja et ma ei tohiks olla veel selles vanuses, kus minu, ma ei tea, Postimehe tagaküllad minu nime või hakatakse otsima, ma ei ole veel selles vanuses. Ja kuna mu tervisenäitajad ühel hetkel hakkasid muutuma selliseks, et ei saanud enam sinna silmi kinni panna, et mul oli ju suur see tervisekriis siin aasta enne seda otsust, et kus ma sattusin mitmeks kuuks haiglasse veremürgitusega. See oli see, kus sa läksid ja ütlesid, sa oled õhtuks kodus tagasi. Ma läksin lubaduse, mul on naaber külas elab üks tuttav arst. Ma võtsin nad lubaduse, et kui ma lähen nüüd EMO-sse, kas sa usud see, et ma saan täna koju? Siis ütles, et no ma usun küll, et seal on täna inimesed tööl küll, et ma usun, et saad õhtuks koju. Ei läinud. Jah, olin 83 päeva olin haiglas. Ja ma usun, et kuigi see oli väga hirmutav kogemus, mitte niivõrd mulle kui minu perele, et ma ikka näen see, milline trauma on mu abikaasal, kuidas mu lapsed koolis, vahepeal jah, et nutuhoogudega lihtsalt vahetunni ajal või minema jooksid, et ma ei teadvustanud üldse seda, et ma võiksin kuidagi neid niimoodi mõjutada, et sellepärast ma olen küll olemas, aga ma olin seal oma koopas, vaata. Ma olin mingil määral olemas, aga see, kuidas neid mõjutas, see mind ei ole, see tegi ka mingid silmad lahti minu jaoks. Et ma ei taha, et minu lapsed kasvavad üles ilma isata, et nad on niigi 10 aastat pidanud pooliku isaga toime tulema, et ma ei ole ju käinud nendega kuskil. Ma just tahtsin küsida, et mida see poolik isa tähendab? Ja. See, et ma olen olemas neil kodus, aga kui kuskile minna, ujuma või ma ei tea, mingis aktiivset aega veetma või ma ei tea, ükstapuha kuhu, siis ma ikkagi otsin siis võimalusi, et ma küll viin kohal, aga mina neist asjad osa ei võta. Et ma tahtsin elus lapsepõlv, aga mind ei olnud seal nagu juures. Ma olin juures, aga ma olin pildid maas nagu. Aga kas sa nüüd käid? Ma käin väga palju, ma käin igale pool, kus mu võimalik minna on, et ma juba isegi üritasin ennast sinna, käisime kartidega hiljuti sõitmas ja üritasin isegi ennast karti, ma olin nõus riskima selle häbiga, et ma ei mahu sinna karti istuma ja ma olen tõesti, ma olen umbes 5 kilo kaugusel, et ma sinna mugavalt ära mahuksin, aga ma proovisin, oli väga kitsas, tulin püsti tagasi, aga ma lubasin, et suvel ma juba sõidan koos nendega. Ja ujumas oled käinud? Suvi on tulemas, aga ma lubasin, et see aasta nad ei pea mind nuruma, et ma viiksin nad randa, vaid ma võtan nad ise kaasa, me läheme kõik koos. Ja ma mõtlesin spaas või kuskil niimoodi käinud. Jah, ei, mina ei võta särki. Okay. aga kõik, ma liigun järjepidevalt sinna poole ja ma teen ka selle jaoks, olen väga palju nagu teadlikke otsuseid teinud. Sa liigud oluliselt rohkem? Ei ole võrreldavgi, jah. Et ma ei mäletan küll, ma liikusin pühapäeval alla 10 000 sammu, aga kui ma vaatame minu selle aasta keskmiselt, praegu on märtsi lõpp, et mul tuleb ikka kuskil 13-14 000 sammu päevas, et mis on võrreldes sellega, mis ma enne olin, see ei ole nüüd hirmus palju, see mul on eelmine kord, kui ma seda kuulutasin enda jälgijatele, siis ma sain, mis asja see uhkus tähendab, mul oli 26 000 sammu, et jah, tõmmatakse kohe entusiasm mul maha, et ei ole ma nii tubli midagi, aga ma olen ikkagi palju tublim, kui ma enne olin. Muidugi ma võiks tublim olla, aga see ei ole võrreldavgi sellega, kus ma enne olin. Kas sind mõjutab see, mida teised ütlevad? Kui sa praegust ütlesid see, et keegi teeb 26 000 sammu ja... Ei, selline asi ei mõjuta mind absoluutselt. Et mind mõjutaks võib-olla mingil määral selline kriitika, mille puhul ma tean, et ma ei ole väga, ma ei tea, heas kohas sellega. Et selline õigustatud kriitika, mida ma kuulda ei taha. See võib-olla tõmbab mul mingi sellise nagu emotsiooni alla, aga samas mul olen meesblogija, minu keskmine jälgija on naisterahvas. Ta võtab mind kui enda saamatut meest või siis sellist poega, kes vajab juhendamist ja nad tahavad mulle hästi palju nõu anda. Nii nagu ka teismelist poega ajaks see närvi, ajab ka mind see vahepeal närvi. Aga siis ma jällegi ütlesin enamus asjad, mis mind närvi ajavad, kui ma kohe ei reageeri,
siis hiljem võib vaadata selle naeruga nagu järgi, et mulle pakub päris palju rõõmu ja nalja, et inimesed tõesti, nad ei ütle mulle asju sellepärast, et nad tahavad ennast paremini tunda, kui minust kõrgemalt tunda või mis iganes, nad tõesti soovivad mulle head. Ja ma võtangi neid kui emalikke soovitusi, head tahtlike, ma ei tea, jälgijate poolt. No väga hea. Mul on mõned trollid ka, kes üritavad mind igatigi pidi alla tõmmata või kõik seda, et mõnitada mu perekonda ja mind, aga need on inimesed ise õnnetud inimesed, ja ma ei võta seda isiklikult, vaid ma olen tänulik, et nad vähemalt oma klikiga mind toetavad, et mulle halvasti öelda, et see on nende poolne panus. Ehk see on see, et ka negatiivsuses on midagi head, eks ole, et kui seda hakata niipidi vaatama. Ma varem väga kartsin negatiivset tagasidet, väga kartsin. Nüüd ma mõtlen, ma peaksin olema natukene veel controversial, et seda tuleks rohkem. Sellepärast, kui on midagi sellist nagu negatiivne selline vibe on üleval, siis tuleb rohkem vaatajaid, rohkem jälgijaid, väike skandaal võiks olla alati, ja siis me teame, et skandaalid, seal peitub raha, seal peitub kuulsus, seal peitub keskendumine, aga ma ei ole ka kindel, kui pikalt ma suudaksin oma vaimse poolega kesta, kui see emotsioon oleks negatiivne, selline negatiivse fooniga, et see ei ole minu eesmärk. Kodus on sul toetus olemas ilmselt 100%? Absoluutselt, minu suur hirm oli alati see, et kas mu lapsed hakkab mind häbenema. Et kui ma lähen neile kooli järgi, loomulikult teised kommentaari, sul isa on paks või mis iganes, et mõnitatakse lapsi isa pärast ja ma olen ka teadlik, et on kommentaare tulnud. Aga minu lapsi ei ole mitte kunagi võtnud seda sellena, et nad peaksid mind häbenema, vastupidi, nad vaatavad suurte silmaga, miks sa sellist asja räägid, et minu isa kohta. Ja nad pole kunagi häbene, kui ma lähen neile kooli järgi, nad jooksevad rõõmsalt mulle käed laiali vastu ja on uhked minu üle. Ja eriti uhked on nad nüüd. Midagi. Jah, et nüüd on eriti vanem poeg vahepeal tal tulevad vahepeal sellised nagu emotsioonid peale ja siis tuleb ja kaisutab mind ja ütleb mulle, palun luba mulle, kui sul kunagi mingi terviseprobleem on, et sa lähed kohe arsti juurde. Sest toona, kui mul see veremürgitus oli, ma ju olen mees, ma ei lähe arsti juurde. Mul läks mingi 3 päeva aega, ma ikka võitlesin nende öiste vapetega ja suure põletikuga ja palavikuga ja ma võitlesin ja tülitsesin naisega, et ma ei lähe arsti juurde. Kui see üle läheb, mul on varem ei ole kunagi olnud, aga ma ütlesin, mul on varem ka sellised asja olnud. Ja kui sinu normaalne põletiku näitab peaks olema kuni 5, oli mul ligi 600 see, et ma ikkagi olin väga lähedal. Ehk tsiteerides klassikuid, teil peab olema rahudne tervis, et sellele kõigele vastu pidada. See on see, mis mulle lihtsalt nagu meenub, et ja ilmselt see sul oli, et sa oled ikka väga hoitud, et sa oled siin ja sulle ikka väga palju elati kaasa ja toetati mõttes, et kui sa seal haiglas olid. Üks mõte, mis mul vist enne poolikuks oligi see, et ma usun, et suur osa sellest hirmsast kogemus, mis seal haiglas oli, see oli hirmutav, aga ma olen ka tänulik sellele. Ja sellepärast, et ma usun, kui seda ei oleks juhtunud, oleks midagi hullemat võinud juhtuda, sellepärast, et alles seal haiglas mul määrati ka diabeet näiteks ja mul oli veresuhkur, oli seal selline, arst ütles seda, et ime, et sa siia koomas siia kohale ei tulnud, et juba see, aga ma ei läinud siia ju selle veresuhkur probleemiga, mul avastati mul oli kõrge vererõhu tõbi juba enne diagnoositud. Aga sa ei tunne kõrget vererõhku niimoodi. Ja ka mina ei pööranud selle ravile erilist tähelepanu, ma ei kasuta mitte mingeid ravimeid, vaid käisin ringi oma kõrge vererõhuga. Ja alles siis ma mõistsin, kui oluline see on, kui palavikulised need arstid ja õed seal tööd tegid selleks, et ma oleksin siin ikka veel. Ja ma alles mõtlen, et see tegi mu silmad lahti, et ma olen tegelikult niivõrd pikalt arsti hirmus. Silmad kinni pigistanud enda tervises, tegelikult ma ju aimasin kõike seda, mis mul seal toimub. Aga mul oli vaja seda, et keegi teeks mun puust ja punaseks selgeks, et sina ei tunne, see ei tähenda, seda ei toimu. Just. Sest tervisega on see, et enamus asjad juhtud nahal, me ei näe sinna sisse. Just. Siin on hea kuulaja ikka väga suur üleskutse sulle, et eriti kui sa oled mees ja kuulad, et ei ole vaja häbeneda seda, et minna arstile ja oma tervis kontrollida. Ja kui sa oled pereinimene, sul on lapsed, sul on naine, siis tee seda nende pärast, sest nendel on sind ju vaja. Ja see, et kui sa usaldad ennast arstide hoole alla, siis kindlasti saad sa ju ka abi.
aga oluline on see, et see ei oleks liiga hilja. Ja Henril, sinul vedas tõeliselt, et ma ei tea, kas sa ise seda pead oma teiseks sünnipäevaks ka või? Minu pere peab seda. Sinu pere peab seda. Ma ütlen, mina ei saa millestki aru, mina läksin sinna, mul kõik see esimene nädal aega, mis ma seal veetsin enne operatsiooni, ma läksin sinna, algul arvati lihtsalt, et on mingi selline kergem asi, aga kõik see on mulle nii selline udune mälestus. Tegelikult ma olin juba siis, ma ei tea, sügavas põletikus ja minu see mälestus on hästi sellised segased. Mu abikaasa räägib, et mis ma seal tegin või ma ei mäleta seda olukorda peaaegu üldse. Et mis see küsimus oli? Küsimus oli, mul ka läks nüüd meelest ära, et kas see on su teine, kas sa pead seda teiseks sünnipäevaks? Et nemad peavad, et mina olin turvalises haiglas arstide õdede hoole all. Minu jaoks oli see nagu väike puhkus kodust eemal. Küll hästi ebameeldiv puhkus, kuna mulle tehti päris palju haiget seal ja ma läbisin selle 3 kuu jooksul, ma käisin vist 8 või 9 korda oli ma narkoosis lõikus laual. Et kogu see oli niisugune katsumus, aga mina olin teiste inimeste hoole, minu eest hoolitseti, aga kodus oli 3 last ja naine, kes pidid, ma ei tea, kõike tegema üksinda ja pluss muretsema minu pärast, pluss abikaasa ju, kes kelle 83 päeva jooksul, ma pakun, et ta käis mind vaatamas umbes 80 korda. Ta käis põhimõtteliselt iga päev, mõnikord käis mitu korda päevas. Ja mitte enda pärast, vaid minu pärast. Et ma ütlesin talle lõpuks, ma ütlesin, palun, sa ei pea tulema, ma saan hakkama, et mul on nii hea meel sind näha, aga see enda elu kergemaks ja ära käisin nii palju, et aga ta tuli, hoidis mul kätt, aitas mind seal kõigiga, millega ma vajasin ja tema on see kangelane siin loos, mitte mina. Mina olen see loll, kes lasi asjal nii kaugele minna. Just. Ehk see on see, et ära ole nii loll ja lase asjal kaugele minna, vaid mine kohe arstile, kui sa tunned, et midagi ei ole sinus nii, nagu peaks olema. Sest selleks ju meil meditsiin ongi. Henri, aga kui me tuleme nüüd selle juurde, et sulle on tehtud maovähendusoperatsioon, sa oled päris palju selle olukorraga, mida sa just kirjeldasid läbi elanud, su lähedased on kangelased, nagu sa neid nimetad, siis kuidas praegust oled sina eeskujuks oma lastele? Ma usun, et kui ma räägin just poegadest näiteks, siis see meeste tervis, mis on tihti peale selline, et võtame iseenesest mõistetavalt, ma usun, et ma näitan seda, et sa pead, et see ei ole asi, mida sa iseenesest mõistetavaks pead, vaid see on asi, mida sa pead silma peale hoidma ja halvad valikud viivad halbade tulemusteni. Ja ma usun, et kui ma nüüd saan näidata, et ma teen õigeid valikuid, paremaid valikuid nii toitumise poolt kui ka liikumise poolt, et ma saan kuidagi ka neid innustada. Praegu ma näen, et see on minu jaoks veel keeruline neid saada sinna selle samale, et nad on ikkagi selles passiivse Henri perioodi sees, et neil on seal mugavam ju olla kui see, et hakata koos minuga. Aga ma julgustan, ma paar tagasi istusin esimest korda üle, ma ei tea, 12 aasta jalgratta selga, ja võtsin poja kaasa ja me tegime 2 ringi, et ma ei ole tema kordagi nende lastega ratastega sõitmas käinud, et ma sõitsin rattaga kunagi enne lapsi, aga siis kui hakkas kaal jälle kasvama, siis jäi kõrvale mul kõik ja nüüd ma avastan ja mul on lihtsalt palju rohkem võimalusi nendega aega veeta. Ma mängin nendega, mitte ainult pojaga, või tütriga ka, mängime aias lendav tadrikuga või loobime palli ja eelmine aasta oli neil pallivise koolis ja tulemused olid sellised ja nüüd ma ostsin palliviske palli ja me harjutame seda õiget tehnikat ja vaatasime internetis, kuidas käib ja siis me veedame vahepeal tunde selleks, et lihtsalt aega veeta ja näidata, et arvutis ja telefonis istumisel on alternatiive ka, ja ma näen seda ka, et see on neile keeruline sealt nutimaailmast välja tulla, aga kui ma teen selle väljaspool olemise ka nende jaoks piisavalt huvitavaks ja võimaluse koos aega veeta, siis see on mul lihtsam neid sealt välja saada. Absoluutselt. Mul on nii hea meel, et sa välja tood selle, et kui sa ise leiad tegevuse, kuidas lastega aega veeta väljas, ehk siis mitte ainult ekraani taga, et siis see on minu arust juba väga-väga suur võit tervele perele tegelikult ja väga heaks eeskujuks meile kõigile. Ja ma vahepeal lähen kurjaks ka ja ma ütlen neile, et nii, nutipaus 3 tundi. Ja siis mul esimene mõte,
mina tegin, nüüd ma pean otsima mingi tegevus, mida tegema hakkan, sellepärast, et teine muidu nad istuvad lihtsalt seal maha, põrandal pikali maha, mida ma nüüd teen. Ja kui ma ei ole selleks valmistunud, sest mina ka ei viitsi kohe midagi tegema minna, ma tahaksin, ma läksin närvi, mitte selles, ma tahan nendega midagi koos teha, vaid ma tahtsin, ma ei tea, enda võimu näidata või lihtsalt seda, et kuidagi välja saada. Aga siis ma võtangi lihtsalt, aga lähme siis teeme seda ja alguses kindlasti vastuseis nende poolt, sellepärast, et ka neil on emotsioonid üleval, siis ma võtsin teil midagi ära praegu. Aga kui sa ütled, aga ma näen sinna välja, et kui sa oled valmis, tule minu kaasa ja nad alati tulevad. Natuke aeg pärast, aga nad tulevad. Jaa, väga äge, see on nagu hea. Ja samas on see, et ühel hetkel nad hakkavad ise ütlema, et lähme teeme seda ja teist ja kolmandat, kui see saab selliseks uueks harjumuseks, eks, et sina tuled, siin saab kaasata ja sa tahad seda kõike teha. Ja kui on absoluutselt ja kui on mingi sellised läheduse momendid, et ei ole telefonis, vaid ma sööme koos hommikusööki ja mõtted ei ole järgmise mängu peal või järgmise YouTube'i riili peal. Sinna tuleb enda idee, kuule, aga lähme täna sinna, lähme mängime täna reketitega või kuule, lähme teeme toda või kolmandat, et nad tahavad alati, õnneks on nad sellises eas, kus nad tahavad mind kaasata enda tegevustesse ja nad peavad mind ikka veel lahedaks, et just, see on äge, et nad peavad sind lahedaks ja see ongi see, et kui see kannab, siis on see hästi tore ja me kõik ju teame, et nad kaasavad meid nii kaua, kui neil on huvitav ja siis ühel hetkel on see, et neil on oma sõbrad, oma tegevused ja siis me mõtleme selle peale, mida väga paljud vanemad mõtlevad, et kui palju jäi tegemata, kui palju on seda kaotatud aega, on ju. Ma tunnen, et mul on juba konkurente, et sõprade näol. Ja kui on valida kas minuga või sõpradega, siis sõbrad enamalt võidavad. Aga need hetked, kui nad ei ole juures, on see minu aeg ja ma naudin seda aega. Ja. Kas te kukkate ka perega koos, lastega? Ma üritan neid kaasata. Kas sina teed peres süüa? Mina olen see, kes peres teeb süüa peamiselt, jah. Et kuidagi on see nii välja kujunenud, et mina olen see, kes peamiselt süüa teeb, ma abikaasab ka aeg-ajalt, aga mina olen see, kes peamiselt süüa teeb ja ma üritan neid kaasata nagu lõikamistesse ja viilutamisesse, aga mul on vist, ma ei tea, kas ratsionaalne või ebaratsionaalne ilm see, kui nad seal tulega tegelema peavad hakkama, et ma ei ole julgenud veel sinna õli ja kuuma vee juurde neid lasta, sest nad on väga suured pillajad. Nad pillavad kõik asju maa ja kui ma pean ise endaga tegelema, et lasta neid veel kaugemale minna. Meie ühise sõbral Triinu tema on hea eesku, kuidas tegelikult lapsed on väga põnevil ja tegelikult oskad, kui sa neid usaldad. Ja see probleem on minu probleem. Okei, ja, sest et kui neid kaasata, siis näiteks minu pea 10-aastaseks poja ütles ka seda, et mu unistus on saada kokaks ja avada oma restoran. Nii et see on ka läbi selle, et ta on sõrme lõiganud, pliit on pannkoogid ainast täis olnud ja nii edasi, aga kuidas ta õpib? Läbi kogemuste, eks. On ta ennast ära kõrvetanud? Muidugi on, eks ole. Kuuma veega on, panniga on. Ja see kõik on nagu see, kus ta saab aru sellest, et ma ei saa nii lähedalt võtta, ma pean kaugemalt võtma, eks. Ma usun, et see on ka mingi lapsepõlve muster, sest ka mina ei olnud mitte kunagi süüa teinud enne, kui ma olin täisealine põhimõtteliselt. Ma olin teinud külmade asjadega toitu, aga võib-olla kartul praadisi mingi 15-16 aastalt, aga enne seda ma olen praegu 45, ma sain 4-45. Palju õnne veel kord. Ma sain 4-45 ja ma pole 45 aasta jooksul elu sees mitte ühtegi pannikooki teinud, et ma ei tea, kuidas see nii läinud on. Teil ei ole siis pühapäeva hommikud pannikooki hommikul? Neid abikaasa. Mitte iga pühapäev, meil on korra kuus võib-olla see pannikooki aeg. Aga ma ei ole mitte kunagi teinud, mind pole kunagi sinna pulti lastud seda tegema. Aga Henri, kui sinul on nüüd toimunud maavähendusoperatsioon, sulle alguses ju anti kindel menüü, mida sa sööd ja kuidas ja kui palju ja mis need sellised toidud on, mida sa võid üldse süüa, eks ju, peale operatsiooni. Kuidas pere sellega kaasa tuli? Kas nad sõid seda, mida sina võisid ja sööd praegu või siis on see, et teil on erinevad menüüd olnud? Ja on praegu? Menüü on sama. Lihtsalt ma teen võib-olla mingi määra teadlikuma seda, et ma tean umbes osakaal, mida peaks sööma, kui palju valku, kui palju kiudaineid, kui palju neid süsivesikuid ja ma lihtsalt kombineerin sellest üldisest toidust endale selle koguse, mis ma ise ära söön, et lapsed on selline asi, mis võtab sul tegelikult igasuguse toidu tegemise rõõmu ära meie peres. Nii. Sellepärast nad on kõige pirtsumad sööjad üldse ja kui sa teed midagi muud kui see, mida on harjunud,
see on emotsionaalselt nii raske, kui nad teevad sinu meistriteosele panevad hullema hinde, kui ma ei tea, Ormoja kuskil Koka saates, et ma üritan küll neid julgustada uusi asju tegema või katsetama, aga mul on üks laps on näiteks selline nagu minagi ATH, aga ta on ka hästi tekstuuride ja maitsete tundlik. Kui toit on natuke selle vale tekstuuriga, on see, mis tal kohe okserefleksi esile kutsub. Ja kui sa üritad temaga mingi uusi toite või katsetada, siis on korralik kadalipp. Ja nii ma teengi peamiselt sageli sarnaseid toite, mille puhul ma tean seda, et ta vähemalt sööb midagi ja ei kiruta maapõhja, nii ma üritan toidule kogu aeg midagi juurde lisada ja kõrvale, et ta prooviks midagi lisaks juurde ja kui talle see meeldib, siis ma saan seda järgmist toitudesse panna, aga kõik see teekond on keeruline. Et tüdruk on selline, kes on valmis katsetama ja proovima, poisid on väga keerulised. Poisid on keerulised, see kõlab väga huvitavalt ja samas on see, et sa oled ise hästi, nagu ma alguses ka ütlesin, et sa oled hästi avatud, sa oled hästi ausalt, räägid oma asjadest ja oma lastest ja oma esileedist ja kõigest sellest ja samas väga lugupidavalt, mis on väga-väga eriline tunne tegelikult, kui lugeda ja alati on see tunne, et suunurk läheb üles ja mõtled, et kui äge, et sa niimoodi kirjutad, et kas, kui me tuleme nüüd selle juurde korraks, et see ausus, mis sinust välja voolab, et kas see ausus on sind rohkem toetanud või on ta sulle toonud ka mingisuguseid selliseid, nagu sa enne kord mainisid ka, et kõik ei ole nii sõbralikud või head sinuga olnud? Eks sa ikka teed ennast haavatavaks ja annad inimestele võimaluse ära surgata. Aga sa oled ju mees ja sa teed ennast haavatavaks. Kuidas see tegelikult on sinu puhul, sinu kui mehe puhul? See on õppimise protsess minu enda jaoks ka. Kuna minu keskmine jälgi on naisterahvas, siis talle meeldib see, et ma olen haavatav ja ma olen võib-olla selline nagu naisterahvas ootaks, et ma julgeksin olla. Aga mul on ka mõned meesterahvad jälgijad ja mõned on ka sellised, kes lihtsalt komistavad mu tegemistele Facebookis või Instagramis ja siis ma saan ikkagi nii kuradi beta ja selline nagu mees-naine ja kommentaar, et kus mulle üritatakse ikkagi ära surgata see, et ma olen nii haavatavaks ennast teinud ja julgen olla lastega õrn või abikaasaga mitte macho. Et mul on ka see on minu jaoks õppimisprotsess, et ma julgeksin oma abikaasaga avalikus kohas olla õrn. Sest minu esimene reaktsioon on ikka see, et näidata ikka, et visata temaga sellist nagu natukene karmimat nalja ja sellised näidata seda, et ei, ma olen ikkagi mees, vaata mul macho, ma olen alfa ja aga see on olnud õppimisprotsess selleks, et teha ennast haavatavaks ja näidata, et olla aus, sellepärast, et mida ausam sa oled, seda vähem on su vaja asju meeles pidada. Aga ütle, Henri, kas see ei ole kuidagi niipidi, et need, kes siin tulevad ründama, just mehed läbi selle, et sa oled haavatav, sa trigerdad nendes midagi, mida nemad ei ole. Nad tahaksid seda, aga nad panevad selle kaitse ette ja ütlevad, et tegelikult Henri peab olema nii, nagu kõik teised mehed käituvad. Ja naised samas on just sellised, kes nagu tänavad sind ja mõtlevad, et oleks minu mees ka selline ja oleks minu mees ka nii lugupidav. Seal on ju seos olemas. No võib-olla isegi teadvusta, et nad tahaksid sellised olla, aga neil on harjunud mingi sellise kuvandi ja maskiga elama ja ongi see, tuleb õhtul koju, joob oma 6 pakki ära ja paneb paika, kes mida teeb ja nemad võib-olla peavadki seda enda puhul normaalseks, kas nende kaaslased ka seda normaalseks peavad? Ma ei tea seda. Aga ütleme niimoodi, et sul on palju lihtsam olla aupaklik ja õrn ja nautida kodust elu kui see, et sa pead hoidma kogu aeg mingi kindlat korda ja näitama, kes on boss. Ja vaata, siin tuleb ju väga hästi välja ka see, eks ole, et mis mulle väga meeldis, et sa ütlesid seda, et sinu lapsed ei saa aru, kui öeldakse, et sinu kohta midagi, sest nende arvates oled sina maailma kõige ägedam isa. Eks? Ja nüüd on nagu see koht, eks, et kui võtame kellegi teise kõrvale, kes nagu sa ütlesid, et joob ära selle six-packi või ütleb, et kuidas asjad kodus olema peavad, siis on ju see sama koht, et ka nemad topivad, suruvad oma emotsioone alla.
kas siis just toiduga, aga on see siis see six-pack nii-öelda, et alkohol või on see just see kontrollivajadus ja need käsud, et kuidas asjad on, et tegelikult näitab see väga palju, mis meie ühiskonnas on nii-öelda kreenis. Ja ma usun, et see alkoholiga enda tunnete kinni toppimine on meie ühiskonnas palju aktsepteeritum, kui see toiduga teha, sellepärast alkoholi puhul sa saad hommikuks kaineks ja just sa küll haised natukene võib-olla ja silmad on punasemad, aga kuna seda tehakse, siis seda on normaliseeritud. Kui sa teed seda toiduga, siis see paistab välja ka, et sa ei lähe saa hommikuks uuesti kõhnaks. ja sellepärast antakse ka selle palju rohkem hinnanguid. Ja ka mina mõtlesin kunagi, et oleks mul ka probleem alkoholiga, mitte toiduga või oleks mul ka, et ma ei läheks paksuks, ma ei tea, mitte rindades, ma läheks paksuks nagu mõned lähevad ainult kõhus, sellepärast, et see, kellel on suur õllekõht, see on nagu staatus, uhkusasi, ja kui sa oled teistmoodi rasvane, siis antakse seal palju rohkem hinnanguid. Et ma olen nõus sellega, et see on kreenis. Et hinnatakse ühte poolt nagu justkui õigustatud ja normaalseks, et ma lõdvestumisega, ma ei ole alkoholik, ma selleks, et lõdvestuda, ma ei õhtujoks, ma ei tea, pudeli veini või ma ei tea, 4 õlut või mis iganes veel. Jah, ja tegelikult on see, nagu sa ütlesid, see on mõlemat pidi on see sõltuvuseks, et söömise sõltuvus, alkoholi sõltuvus, suitsetamise sõltuvus, ainete tegemise sõltuvus ja nii edasi, sest neid sõltuvusi on tohutult palju meil veel, et lihtsalt see, et kui inimene mõtleks rohkem selle peale, et kuidas ma saan ise olla endaga aus ja olla aus oma naisega, olla aus oma lastega ja julgeda rääkida, mis meie sees toimub, siis mina usun, et sina oled küll väga heaks eeskujuks oma lastele läbi selle, et kas nad loevad su blogi ka, lapsed? Ei loe. Aga nad teavad, et sa seda teed. Nad teavad, et ma blogin ja et nad teavad, et ma teen vahepeal videosid ja sellise asju, aga nad ei ole päris täpselt aru saama, mis ma teen. Nad ei tea, et mind teatakse. Okei. Et aga samas kogu see õhkkond ja see, millest te räägite ja kas või see, et kui sa ütled pojale, et mine arstile, et kui sa tunned, et kuskil on nii-öelda valus või midagi ei ole nii nagu peab, siis see tegelikult on ju see koht, kus me ikkagi juhime lapsi, õpetame neid läbi eeskuju. Oled sa minuga nõus? Absoluutselt. Aga see, et kui me tuleme tagasi nende emotsioonide juurde, mis sa ütlesid, et endale märkamatult sa hakkasid emotsioone toiduga kinni mätsima ja sa said sellest aru siis, kui see operatsioon oli juba tehtud. Aga ometi peab olema mingi algpõhjus, kus kohas need emotsioonid hakkasid tulema, et sa hakkasid nii-öelda sööma ja et su kehakaal hakkas kasvama. No mina läksin paksuks siis, kui ma olin umbes 6-aastane ja mina seostan seda aega sellega, et see on aeg, kui me läksime, minu isa lahkus meie juures, kui ma sündisin ja tuli tagasi, kui ma olin 4-aastane ja alguses ta lubas, et ta on muutunud ja tal on probleemi sõltuvusega ja alkoholiga ja ta lubas, et ta on muutunud, tagasi tuleks, aga loomulikult mitte midagi on muutunud ja kõik see, mille pärast kunagi lahku mindi või mille pärast, mis probleeme tekitasid, tulid mingi paari aasta jooksul tagasi ja kui ma vaatan sellega, et me olime mingi aasta või paar tema koos elanud ja ühel hetkel ma olin normaalkaalus, kui ma vaatan pilte ja aasta hiljem olime oma kaalu põhimõtteliselt 2-kordistanud. Ehk siis midagi juhtus, mingil põhjusel ma hakkasin sööma mitte sellepärast kõhtu täita, vaid ma tekkis mingi muu põhjus, miks ma ei lõpetanud söömist siis, kui mu kõht täis oli. Sest enne ma sõin ka ju, ma ei olnud 6 aastat söömata. Ma sõin enne ka, aga ühel hetkel ma sõin niimoodi, et see ei olnud ainult täiskõhutunde saavutamiseks, ei olnud ainult energia jaoks. Ja sellest ajast saadik on mul ülekaal olnud. Ja ainukene selline suurem seos, mis ma tollest ajast nägin, on see, et see inimene tuli meie ellu tagasi. Ehk see stress tuli tagasi. Selline, kõlab väga julmalt, eks ju, aga tegelikkuses ta stressi põhjustas. No me enne seda elasime oma vanavanemate juures emapoolsetel ja seal oli selline vanaisa ma nimetasin oma vanaisaga papaks terve elu, ma pidasin teda, ta oli nagu mul isa eest ja ta oli selline hästi soe ja õrne, ma tundsin ennast kaitstuna ja nüüd oli ühel hetkel tuli see inimene, ma nimetasin see inimene sellepärast, et ta isa rolli väga hästi ei täitnud. Et ta tuli meie ellu tagasi ning see hoitus ja see turvatunne asendus
hirmuga, et millisena ta täna koju tuleb, mis ta täna teeb, kas me saame täna rahulikult olla või me peame jälle kodust minema jooksma mingiks ajaks, et mitte minema jooksma, meie kodust lahkuma seni, kui ta magama jääb. Et selline, et kogu see keskkond vahetus täielikult ja ma usun, et see on üks suur põhjus, miks ma olen selline, sest mu perekonnaliikmed on aasta hiljem seal teraapias käinud ja mul tulevad asjad meelde sellest ajast, mida ma olen endale nii sügavale ära peitnud. Et ma küll kahtlustasin, et midagi sellist võis olla, aga mul ei tulnud hetkekski meelde. Ma üritasin pikalt ja me ei tulnud meelde ja nüüd, kui ma kuulsin, miks ta seal teraapias käib, tulid need kõik kusagilt ülessegi. Need mälestused on mul kõik kusagil olemas, aga ma lihtsalt olin nii ära peitnud. Just. Ja sa tõid ise väga ilusasti välja selle, et sa papaga tundsid turvatunnet ja kui isa tuli koju, oli see hirm, eks, mis on kohe see, et mis tõmbab selle turvalisuse vaiba alt ära ja tekibki see ebaturvalisus, et mida sa kirjeldasid ja see ongi põhjus, sest et jällegi, kuna mina ise olen kehakaalu teemasid hästi palju uurinud ja lugenud ja ennast aidanud ja teisi aidanud, siis see, et meie keha reageerib, et mida rohkem mind on, seda tugevam ma olen, seda lihtsam on mul ennast kaitsta, eks. Et see tundub absurdne, aga samas jälle loogiline on ju. Et see võis, sest ma olen ise selle läbi elanud. Sa ütlesid seda, et ja jälle kodust ära jooksin, ma ütlesin, et oota, et kelle elust sa räägid praegu? Et see on täiesti õigustatud asi, mis sa ütled, sellepärast, et minu üks lapsepõlves üks suurim eesmärk unistus oli see, et saaks ma lõpuks ometi nii suureks ja tugevaks, et ma saaksin talle vastu seista. Just. Et ma saaksin sellest abitusest lahti, et ma ei saa teha seda, et ma saan tema paika panna. Just täpselt. Ja. Ma küsin, Henri, sinu käest veel ühe küsimus, enne kui me lõpetama hakkame, et kui sa oled kogenud sellist lapsepõlves isa käitumist ja seda hirmu, kas sa oled kindlasti kuulnud seda, et kõik need inimesed, ka sinu isa, andis oma parima, kui ta nii käitus? Siis mis tunnet see sinust tekitab, kui praegu mina seda ütlesin, aga ma usun, et sa oled seda ju varemgi kuulnud? Et selles hetkes, kui ta tegi seda, mis sulle ei meeldinud, eks, tekitas sinus hirmu ja ta andis oma parima. Sest ta ei osanud teisiti. Mul oleks seda väga raske mõista. Sellepärast ma ei ole siin rääkida, mida ta tegi. Aga kui see on tema parim, siis on küll nukker. Sa tead, miks ma seda küsin? Ma küsin seda sellepärast, et ma olen ise hästi palju püüdnud lahti mõtestada läbi selle ja saanud aru, et vähemalt minu lapsepõlves olid need asjad nii, et ma ei mõista täna hukka ei isa, ema, kui nad seal omavahel oma asju ajasid, eks. Ja ma olen päriselt aru saanud läbi oma käitumise, et kui ükskõik mida ma teen või kuidas ma käitun, sest ikka, nagu sina ütlesid, vahepeal lähed kurjaks, tõstad häält või ütled nii 3 tundi nutivabalt, juba see on see, et oota, no, ma ei oskanud ju sellel hetkel teisiti käituda ja need tunduvad leebemad asjad. Aga samas ongi see, et kui öeldakse see lause, et kui ta oleks käitunud paremini või kui ta oleks osanud seda olukorda teisiti lahendada, ta oleks seda teinud. Aga see tema teadlikkus oli täpselt nii väike, et ta ei osanud paremini seda lahendada. Siis see on see koht, mida minu arust antakse meile alles täna edasi, mida me saame oma lastele anda. Ja see ei tähenda seda, et me peame nendele nii-öelda andeks andma, eks. Need valusad hetked, mis nad teinud on, aga just nagu see on pannud mind ennast mõtlema, et miks üldse inimene midagi teeb. Ma usun, et mul on veel pikk teraapia tee läbida selleks, et ma selle mõistmiseni võiksin jõuda. Et see on mul veel ees, et jaa. Et aga igatahes on see, et sa oled väga olulises kohas praegu oma elus, kus ma tahaks öelda, et kõik on veel ees. Et seda kergust ja rõõmu ja kui sa oled valmis selle sammu astuma, et minna ka teraapiasse, siis kui sa enda sees hakkad seda, nagu ma enne ütlesin, seda mentaalselt prügikasti tühjendama, siis ju seda rohkem kergust tuleb, eks. Aga enne veel, kui me päris lõpetame, siis mis on sinu 3 soovitust isadele? Mida sina soovitad isadele, kellel on lapsed? Pojad, tütred?
ma õpin ikka enda vigadest ja No, ma jaa. ütlen enda vigadest ja mis ma olen nende jaoks võib-olla lahti mõelnud, mis mul esimese meelde tuleb, on see, et tütred ja pojad ei ole sama asi. Tütred vajad ühte lähenemist, poisid teist lähenemist, kui sa oled poistega natuke rohmakas, siis püüa tütrega olla õrnem. Et tütar on ikka noor naisterahvas ja tal peaks aru saama seda juba noorena, kuidas võiks oodata, et mees temaga käitub, et sa ei ole temal ainult isa, vaid sa oled temale ka mees eeskuju. See on üks asi, mis ma enda puhul olen mõelnud, et ma vahel unustan ära seda, et ta on tütar, tema on tüdruk ja olen temaga nagu poisiga, ja see on asi, mis ma ennast kõrvalt vaatan. Ma tahan lihtsalt panna siia, nagu see enne, me rääksime highlightidest, eks ja enne salvestama hakkamist, et see on kindlasti üks highlight, ütleks mina selle peale, et alateadlikult tütred valivad just oma isad või oma mehed isade järgi ja samas nad võivad teha ka otsuse, et nad teavad täpselt, et võt seda nad ei taha, nad tahavad sellist isa või sellist meest endale ja see, et iga isa on oma tütrele eeskujuks, samamoodi ka ema oma pojale. Oled ju minuga nõus, eks? Kindlasti. Ja see, et kui sa jälgid seda, mida sa teed, kuidas teed, siis see on minu arust väga-väga suur asi. Aitäh, et sa selle välja tõid. Ka mu abikaasa aitab mu seda jälgida, et kui ma vahepeal olen seal poiste moodis, siis ta tuletab mulle meelde, et ta on tütar, pane tähele. Ja siis ma vaatan ennast kõrvalt. Siis teine asi, mida võib-olla on see, et lihtsalt ole olemas. Ole isana olemas, et see, et sa lihtsalt käid õhtul kodus ja nad näevad sind, pane see telefon käest ära vaata sinna, et kui laps on nõus oma telefoni käest ära panema, et sinuga aega veeta, anna talle see võimalus ja sellepärast, et et see on nii lühikest aega, kui nad tahavad ja vajavad seda pikalt, aga nad tahavad seda lühikest aega. Ja mina peaks olema olemas, kui mitte siis, et kui mulle ainult sobib, vaid ka arvestama seda, et sina isana võiksid olemas olla sellele väiksele inimesele seal. Ja kolmandaks, ma ei tea, et sina oled nende jaoks koos emaga esimene eeskuju, sina oled see, kes neid mustreid loob, et isegi selline eneseanalüüs iga mingi aega oleks hea, et kui kellel on lapsed, nad teavad seda, et sa võid neile miljon asja öelda, aga kui sa teed ise vastupidist, see ei kanna erilist kaalu, et lapsed ikka käitud ikka puhtalt ikka me tegude, mitte sõnade järgi. Sa ütlesid seda jälle highlight, tahaks mina panna, et meie loome mustreid oma lastele. Ja see sama, mis sa enne välja tõid, et kas on see, et lapsed näevad, et kui on mure, siis tuleb seda toiduga kinni toppida ja mätsida või siis selle six-packiga, ehk siis alkoholiga, ma saan aru, mis sa siis mõtlesid, et jällegi, et minu arust on meil vanematena väga suur vastutus. Iga samm, iga sõna, mida me ütleme, on ju see, mida kopeeritakse laste poolt, eks. Ja see, et kui me tahame, et lapsed teeksid teistmoodi kui meie, siis peame me ise käituma nii, nagu me tahame, et lapsed ju käituksid. Absoluutselt. Ja kas sa jõudsid ära öelda kõik need 3 asja? Okei, väga hea, et ma tahtsin veel kõige viimase asjana küsida, et mis on sinu jaoks või mida tähendab sinu jaoks terve mina? Terve sina või? Terve mina, terve sina, terve mina, terve sina, terve mina. Kust algab terve mina? Terve mina. Ma usun, et see peab olema kõik üks suur tervik. Et sa ei saa keskenduda ainult ühele osale, et kui sa saad öelda seda, et sa oled andnud endast parima selleks, et sa oleksid nii füüsiliselt kui ka vaimselt, kui ka ma ei tea, mingis muus olulises aspektis enda jaoks andnud endast parima, mitte kogu aeg, aga teha kogu aeg natukene paremaid valikuid. Et eriti neis valdkondades, kus sa tunned, et sa ei tee häid valikuid, et üritad neid asju teadlikult kogu aeg natuke paremini teha, siis ma usun, et see on juba tervemale minale palju lähemal, et kas ma olen täna terve, loomulikult mitte, et mul on ülekaalu ikka veel mitukümmend kilogrammi, kas ma olen vaimselt terve, ei, ma võitlen oma vaimse tervisega pidevalt, et mul see ADH diagnoos andis mulle palju selgust, aga see andis mulle ka
mingi suuna kätte, et millega ma tegelema pean ja see seletas mul lahti palju asju, miks ma teen asju niimoodi, nagu ma teen, õigemini, miks ma ei tee asju. Miks ma ei suuda teha mingeid kindlaid asju mingite põhjustel, et kui sa kõigele natukene tähelepanu pöörad ja püüad mingeid samme teha, siis ma usun, et see on juba päris hea terve mina algus. Absoluutselt. Aitäh sulle, Henri, et sa tulid ja nii ausalt ja siiralt jagasid seda, mis jagamist täna siin ja praegu vajas. Ja hea kuulaja, et mina soovitan, et sa päriselt mõtleksid enda vaimse tervise peale ja oma füüsilise tervise peale. Ja märkaksid ka neid emotsioone, mis sinus esile kerkivad ja millised on need peamised emotsioonid ja kuidas sa nendega tegeled. Kas sa tegeled nendega, rääkides mõne sõbraga, psühholoogiga, nõustajaga või sa endalegi märkamatult lähed külmkapi juurde ja otsid, mida jälle süüa või avad järgmise õlle või veinipudeli. Et terve mina on sinu enda kätes ja sa tead seda, et siin praegu, kus sa elad, see ei ole peaproov, vaid see on elu, mida sa elad. Ja küsimus on ainult selles, et kuidas sa seda elad. Ja võta Henri soovitusi, kuulda ja tee paremini, kui meie oleme seda siiani teha suutnud. Ja kui sa tunned, et sa tahad kuulata ja tead saada, mida Tervisetasku podcast veel pakub, siis mine tervisetasku.ee lehele ja leia enda jaoks midagi põnevat, mida kuulata ja mida ka praktikasse panna. Uute kohtumisteni! Hommiku valguses oma enese ilus ja veas, oma enese ilus ja veas.